Tere, armsad inimesed! Mina olen Kaia-Liisa ja tere tulemast Valguse kanalile. Tänane video on selles mõttes eriline, et täna meil on sügisene pööripäev, 22. september 2020 ja see on üks väga eriline päev. Ma soovitan sul vaadata eelmist videot siinsamas Valguse kanalil ja siis sa saad teada, millest ma räägin. Ja ma loodan, et sa oled olnud need viimased päevad alates eelmisest reedest, mil ma selle video postitasin, olnud ilma internetita, ilma postitusi, kommentaare lugemata, ilma uudiseid kuulamata, puhtalt enda looduse ja oma perega koos, nii nagu mina. Et mul on tohutult hea tunne sees viimased päevad juba täpselt nii, nagu kui kevadel maailm nii-öelda lukku pandi, siis minule tuli sisse meeletu rahu. Õigemini see rahu tuli juba jaanuaris või isegi eelmisel sügisel, aga selline veel suurem rahutunne tuli kevadel ja praegu, kui vahepeal läks see rahutunne nagu mõnevõrra väiksemaks ja oli sellist nagu palju tegemist, vähemalt minul, ma ei tea, kuidas teil oli, aga praegu nüüd need viimased päevad on meeletu rahu, selline rahu, kindlustunne, südames on headus ja selline lubamine ja kõik sellised positiivsed tunded, et ma loodan, et ka teis on toimunud mingisugune muutus. Aga täna, miks ma tahtsin seda videot teha, on see, et nagu te teate, on siis tänasest alates avaneb üks energiaportaal ja kogu inimkonnal on võimalus muuta kardinaalselt oma reaalsust ja veelgi suurem portaal ja üleminek toimub talvisel pööripäeval 21. detsember 2020. Ja kõige tähtsam ongi see, et mida me saame teha nüüdsest alates kuni sinna talvisene pööripäevani. Ja kõige olulisem asi on see, et väldi negatiivsust. Nii nagu ma eelmises videos ütlesin, et väldi igasuguseid negatiivseid uudiseid ja mina sellepärast viimased, ma arvan, et 14 aastat ei ole ma vaadanud üldse uudiseid, kui mul vähegi võimalik on, vähemalt teadlikult mitte, ei ole kuulanud raadiot, ei ole lugenud ajalehti, olen ennast täielikult ja teadlikult meediast välja lülitanud, et selleks, et vähendada enda programmeerimist ja vähendada enda sellist mõjutamist igasuguse negatiivse poole pealt, et vältida niisugust mittevajalikku hirmu, sest mul on endal lapsepõlvest alates piisavalt palju hirme sees olnud, millest ma olen siis järk-järgult vabanenud ja ma ei vaja uusi hirme selleks, et siin maailmas elus püsida, vaid vastupidi. Ma tunnen, et see annab mulle tohutu tugevuse ja tohutu väe, kui ma ei tea, kes kellega käib, kui ma ei tea, kuskil on mingi katastroof või kuskil on mingi piirang ja veel vähem, kui palju on viiruse kandjaid või sellesse surnuid, et mind ei aita see kohe kuidagi. Ja praegusel ajal siis, nii nagu eelmises videos ka ütlesin, ääretult oluline on hakata manifesteerima omale tulevikku ja see, mis ma nüüd edasi räägin, et see on jälle, ei ole minu informatsioon või minu idee, vaid see on mitme valgustöötaja koostöös sündinud ja nende infost inspireeritud. Ja seda paluvad siis väga paljud valgustöötajad teha, et manifesteerida nüüdsest alates iga päev oma tulevikku. See tähendab seda, et mõtle välja, millist tulevikku sa tahad ja pane see kirja. Tee nimekiri nendest asjadest, mida sa soovid oma tuleviku elus kogeda ja mida sa soovid enda jaoks, millist elu manifesteerida. Ja tähtis on see, et selles manifestis, siis tuleviku manifestis ei oleks ühtegi ei-sõna, ühtegi negatiivset asja, mida sa ei soovi, vaid vastupidi, kõik need positiivsed asjad, mida sa soovid ja panes need asjad endale kirja ja loe
ja tunneta ja mediteeri sellel infol iga päev kuni talvise pööripäevani 21. detsembrini. Ja ma panin endale kirja selle, mida mina soovin ja mida millist elu mina soovin elada. Ja teie võite täiesti vabalt seda sama kasutada, kui tahate. Kirjutage sinna juurde kõik see, mis teie jaoks veel oluline on ja tähendusrikas. Ja teeme seda koos, sest mida rohkem meid on, kes sellist tulevikku manifesti loevad ja teevad ja töötavad sellega, seda suurema tõenäosusega see meile ka päriselt kohale tuleb. Nii et tuleviku manifest 22. september 2020. Inimkonnas valitseb rahu, harmoonia ja tasakaal ja kõigisse suhtutakse austuse ja lugupidamisega ja kõik on võrdsed. Inimesed elavad vabana ja sõltumatuna, täielikus heaolus ja külluses. Igaüks saab elada oma elus selliselt, nagu paremaks peab. Tingimusel, et ta austab kõikide teiste vaba tahet. Elu on täis headust, sallivust, kannatlikkust, kaastunnet, mõistmist, lubamist, aktsepteerimist ja inimesed elavad oma täit potentsiaali rakendades õnnelikuna, küllus teadvuses, tänulikkuses ja tingimusteta armastuses. Igaüks vastutab iseenda, oma pere ja ühiskonna heaolu eest. Nüüd on minu meelest see oluline osa veel. Lapsed saavad veeta oma lapsepõlve turvalises ja tasakaalus keskkonnas, kus nad saavad väljendada vabalt seda, kes nad tegelikult on ja neid aidatakse jõuda oma tõelise potentsiaalini. Lapsi õpetatakse toetavas ja armastavas keskkonnas, tundma elu imesid ja toimemehhanisme, inimkonna tõelist ajalugu, universumi seadusi ja erinevate tsivilisatsioonide tarkusi ning oma enda väge. Iga lapse eripära austatakse ning aidatakse tema kõige tugevamaid külgi arendada ja loovalt väljendada seda, kes ta tegelikult on. Eakad inimesed saavad elada tähendusrikast ja väärikat vanaduspõlve ning nende elutarkust austatakse. Kõik otsused, mida inimkond vastu võtab, on sõltumatud, avatud ja läbipaistvad. Ja kõigil on õigus osaleda ühiste asjade üle otsustamises. Igaühel on võimalus saada infot ühiseid asju puudutavastest küsimustes ja kõikidest otsustest. Kogu planeedi maa loodus, sealhulgas nii metsad, veed kui taevas, on puhtad ja vabad kõigile kasutamiseks. Toodetud toit on tervislik, puhas ja toitainerikas ning seda on piisavalt kõigi jaoks. Joogivesi on puhas ja kõigile kättesaadav. Ja kõigil on õigus ja võimalus ise looduse ande korjata ning kasvatada enda tarbeks toitu ja valmistada vajalikke esemeid. Loodusvarasid jätkub kõigile võrdselt. Teadus ja tehnoloogiline areng toetab vaimset arengut ning seda arendatakse vaid ühiseks heaoluks kõigile. Ja vaba energia on kõigile vabalt kättesaadav. Füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitsemist õpetatakse varasest lapsepõlvest alates ning tasuta terviseabi on tasuta kättesaadav üle terve planeedi. Kõiki ravi- ja tervendusviisi aktsepteeritakse ning kasutatakse kõigi tervise ja heaolu loomiseks ja toetamiseks. Kõiki eluvorme austatakse, loomad, linnud, kalad, putukad saavad elada vabalt vastavalt nende vajadusele. Et see on see, mis mina olen kirja pannud. Kindlasti see veel täieneb, ma arvan, et kui tuleb mingid ideed veel ja teie pange siis kirja täpselt nii, nagu teie tunnete ja tahate oma elu tulevikus elada. Ja üks selline mõte, et võib-olla seesama asi, sellesama tuleviku manifesti kirjapanemine, selle väljendamine iga päev ja selle tuleviku loomise sellisel viisil on võib-olla just seesama ülesanne, mille pärast sa oled siia maailma tulnud ja sündinud. Võib-olla selle sama pärast,
et kogu inimkond saaks muuta täielikult oma senist reaalsust, senist nii-öelda ajaliini. Ja ehk siis see on äkki sinu elumissioon. Nii et kui sa soovid, siis täida oma elumissiooni, kui sa tunned, et see on sinu jaoks oluline. Nii et ma tänaseks selle video lõpetan. Kindlasti kohtume järgmiste teemadega juba õige pea. Nii et mina tänan ja kohtumiseni. Tšau!